Vestlussaade Vaba sõna. Riigikogu liikmed Anti ja Evelin Poolamets räägivad poliitikast igal laupäeval uutes uudistes. Tervist, head raadiokuulajad, täna oleme eetris ilma pildita, aga sellegi poolest uutes uudistest alati leitav. Stuudios on Anti ja Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed nagu ikka, ja juttu tuleb natukene Riigikogu vabal nädalal üldisematest teemadest. Vabal nädalal nimelt läks kaduma meie kaitseminister ja proovime kindlaks teha, kus ta siis praegu asub ja millises Araabia kõrbes ta võib hetkel olla. Edasi läheme energeetika teemade juurde ja Evelin räägib ka oma debatist äsjases esimeses stuudios. Ja nüüd jõuame ehk ka rääkida ühest EKRE väga toredast saavutusest Lääne-Virumaal, et Tapa vallas hoiti ära suuremat sorti prügitöötluskeskuse istutamine keset linna ära, nii et on meil juba omavalitsuste tegevuses nii üht kui ma teist ette näidata. Evelin, aga sellel nädalal algas ju meeletu meemiralli, et kaamliga me nägime kaitseministrit 10 eri moel kusagil kõrbes, mõnel pildil oli ta nukrama näoga, teisel oli ta tormiliselt seal tolmupilvede saatel kusagile kodu poole tulemas. Ühtpidi on asi koomiline, teistpidi on ikka väga tõsine, sellepärast et kriisi ajal ei suutnud kaitseminister aru saada, et selline torm on tulekul. Tere ka minu poolt ja tõepoolest jääb mulje, et tegu on anekdoodiga, kui kaitseminister läheb otse sõjakoldesse puhkama koos perega ja tegelikult võiks ju võtta inimene nagu hetke aega mõtlemiseks, et kuhu sa lähed perega puhkama, et sa võid ju ise seal kangelast mängida, aga sa paned oma lapsed ja naised ohtu, et sõjakoldesse kaitseminister, kellel peaks ju olema ülevaade kogu maailmas toimuvatest sõjakolletest ja meidki panebki hämmastama, et miks ta seda tegi. Evelin, me saame iga nädal, üle päeva saame Riigikogu liikmetena ka ülevaateid rahvusvahelisest julgeoleku olukorrast, mida üks Riigikantselei seltskond kokku paneb ja me võime me ei pea üldse olema erakordsed julgeolekueksperdid, et näha, mis toimub. Seal on jooksev info, USA lennukikandjad liiguvad Pärsia lahe piirkonda, näha on, et asutakse sisuliselt asuti juba lahingupositsioonidele, nüüd me teame, et algaski kohe sõda, siis EKRE fraktsioonis me arutasime üle päeva, millal algab sõda, kus juures vestlused jõudsid väga tõenäolisele, väga õige päevaliigidale. Ja ma mäletan, et sa just rääkisid sel teemal, küsisid ka Mart Helmelt, et mida tema arvab, et millal sõda Lähis-Idas pihta hakkab. Ja muide, Mart Helme ennustas peaaegu päeva täpsusega, et siia-sinna 3 päeva, et ütles, et hiljemalt 2 nädala pärast ja oligi nii, nagu ta ennustas. Aga selleks järelikult on vaja head kõrvakuulmist, välispoliitilist ja kaitsepoliitilist kõrvakuulmist. Ajutegevust, sest tegelikult võis iga kodanik ka sellest aru saada, et uudised tulevad, et USA laevastikud kogunevad Iraani ümber. Tõesti, siis ei minda Dubaisse, mis on kõige lähem sihtmärk Iraani rakettidele. Ehk siis see näitab ju julgeoleku hinnangu täielikku läbikukkumist ja see tekitab muret üldse meie riigikaitse juhtkonna võimekuse pärast. Sellepärast tasub sellest kindlasti eraldi rääkida. Tõsi, ta ei olnud ainuke, näiteks Itaalia kaitseminister oli seal, aga me ei tea täpselt, mis asjaoludel. Minu andmetel, nii palju kui ma meediast lugen, Itaalia kaitseminister tõesti pidas teatud läbirääkimisi. Tal võis olla seal teatud missioon vestelda. No igal juhul ta ei läinud puhkusele, ma saan aru, et ta oli pigem mina ka saan aru, aga igal juhul Itaalias tekkis nagu nõudlus, et astub tagasi, eks. Talle saadeti siis sõjaväelennuk sinna järele.
aga no meie kaitseväel ei ole ka sõjaväelennukit kuskilt võtta. Peaks liitlastelt paluma, et kallid sõbrad, tooge meie kaitseministri ära, ta on kadunud kusagil Omaanis. Kusjuures tegelikult see ju vallandas suure meemitormiga sotsiaalmeedias, eriti pärast seda teadet, kui kaitseminister ütles, et ta tuleb maad mööda. Inimesed ju teavad, et Dubai ümber on kõrb, et siis meemimeistrid hakkasid siis ennustama, kuidas ta maad mööda tuleb. Kas ratsutab kaameli seljas või tuleb hoopis eesliga. Mõni veel arvas, et eesel on selline tujukas loom, et pigem kaamliga. Ja, et sellepärast ta venibki nii kaua. Ei, no alguses kaamliga, aga mis ta nii kaua tuleb, sest kaamel on korralik loom. Tuleb sirgelt läbi kõrbe ja kannab küürude sees palju vett, aga vaata, eesel kõnnib edasi, tagasi, siis teeb ringe. No miks nii kaua? Ja nüüd ongi tegelikult ka see teema, et nali naljaks, jah, 3000 inimest on lõksus. Ega siis seal ega neil paha ei ole seal. Omaanis on seal rahulik, ainult et väga kulukas on elada hotellis kauem, kui on ette nähtud ja... Aga sellegi poolest, ma näen jah, et need on siiamaani on olnud nagu täppislaskmised suhteliselt ka Iraani poolt. Aga sellegi poolest, et perega sinna minna kaitseministeerium, eriti välisministeerium oleks pidanud ammu hoiatama, et seal piirkonnas on pinged. Keegi ei pea täpselt kuupäeva ette ütlema, aga piirkonnas on pinged. Nüüd see on välisministeeriumi lehel üleval. Vabandage väga, välisministeerium jäi 1,5–2 kuud hiljaks hoiatamaks, et ärge nüüd sinna puhkuse reisi planeerige. Ja muide, välisministeerium teeb ju väga tugevat eeltööd, et kui oli ka minulest Martin Helme tahtis minna USA-sse, ei lastud või hakati seal midagi keerutama või kuidagi selline... Et välisministeerium saab ikkagi väga hästi neid asju juhtida. Kaikaid kodaras, kui Martin Helmel oli vaja minna aga nüüd siis, kui on kriisikolle kasvamas kõigi silme all, siis on täielik läbikukkumine ja ma ütlen, et kes meil on ju väga tugevad analüütikud, meil on välisluure, kaitseminister võib sealt alati ülevaadet küsida. Nad on kohustatud andma. Neil on siis luurepataljon, kes kogu aeg monitoorib asju, räägib ka telekas pidevalt, on üsna pädevad tegelased. On terve parv nõunikke ja tagajärg mitte midagi. Minister läheb lihtsalt erapuhkusele kõige kriitilisemal ajal, kusjuures järgnev kommunikatsioon on ka ju katastroof, et kroonikasse minnakse siis perepiltidega, ma loen kroonikast, kus ta on parasjagu, siis seal on perepildid, kus küsitakse, no kuidas teil varem puhkustel on läinud ja oi, igast asju, ma olen seal inimesi päästnud ja aidanud pead siduda. Huumor oligi selles, et ta ei läinud sinna, ütleme mingi nädal varem ja näed, edasi nagu eskaleerus. Ta sai seal Dubais olla ainult ühe päeva, ehk ta läks tegelikult tulipunktis. Täpselt õigel päeval läks kohale tubli poiss. Ja kohe algas sõda. Aga nüüd ma jõuangi ikkagi siia, et ma tegelikult leian, et meie nagu näiteks Kaitseväe luurekeskus on väga pädev. Ikka Ukraina sõjas on ta olnud mitte selline kilkav analüütik, vaid väga asjalik, kaalutletud, et tegelik süü ikkagi langeb ministrile, kes ei kuula mitte kedagi, kes on nagu peas sassis, et mul on piletid ostetud oma põnnidele, meie lähme lustima, lainetes möllama ja hiljem ütleb, et teate, mis tunne ikka, see ei ole niisama tunne, kui ballistilist raketti lastakse alla oma pea kohal, tead, no lihtsalt ta tegelikult häbistab kogu kaitseväge sellega. Aga mitte ainult, kui tema käest siis Kroonika küsis, et kas ta kahetseb ka, et ta selle puhkuse Dubaisse valis. Ta ütleb, et ei, et üldiselt on ta arvamusel, et tema midagi seal muuta ei saa ja et temale ikkagi väga see puhkus, ma vaatangi, et kuidas ta täpselt sõnastab, aga
ta ütleb, et ei kahetse. Üldiselt olen alati olnud arvamusel, et tuleb tegeleda sellega, mida ise mõjutada või muuta saad. USA rünnak ja eelkõige Iraani vastu lähinaabritele sellises sõjalises mahus oli ootamatu nii paljudele ekspertidele. Kui ka ootamatu, aga nüüd ta ei kahetse, ta viib pere sinna, no ma ei tea, kui mina oleks tema abikaasa, ma oleks küll väga mina olen oma näoraamatu lehel monitoorinud, et kus ta on ja mida teeb ja mis selle ümberringi toimub ja lähme korraks veel ühe häbiväelse asja juurde, nimelt siis Michal kuulutas oma näoraamatu lehel, et hurraa, meie toome inimesed koju. No see on vajalik tegu, vaieldamatult inimesi tuleb koju aidata, aga mis selgus, et Soome Vabariik toob inimesed koju nii, et kõigepealt võetakse haavatavamad peale. Naised, lapsed, rasedad, peredega inimesed. Need lähevad esimeses järjekorras ja teised tulevad siis vastavalt vajadusele. Aga Eestis on nii, kuidas Eestis oli. Kes see mees, et tegelikult ma ei aru, kas siis on mindud juba oma võrdsuse või soolise võrdõiguslikkusega sinna maale, et naised lükatakse eemale, naised, lapsed eemale ja lennuki peale saab see, kes on tugevam, kes on kiirem, kes on jõulisem. Kiiremad on need, eks ole, kes võib-olla on mingid nagu ametnikud või asjatundjad, kes seal toimetavad, et need oskavad kohe endast märku anda. Mõni pere, kes tõesti pahaimamatult laps üles sai ju ei trügi kaasa. Kogus raha reisi jaoks ja nüüd on sellises olukorras ta jääb viimaseks. Ja siis ma ütlengi, et Soomega võrreldes ei kannata see kriitikat, enne tuleb ära tuua lapsed, naised, pered ja siis minna teiste juurde. Ma olen tegelikult seda meelt, et vaata, Tsahkna näitas ka oma labasust ja rumalust, et ta ütles, et ma ütlen kogu ebalugupidamises Pevkuri käitumise suhtes, meil lihtsalt on vaja tagasi saada oma kaitseminister. Me ei saa teda jätta kõrbesse ekslema, meie nagu suure rahvusvahelise konflikti ajal on minister kadunud. Ja NATO riigi, kusjuures NATO riigi omad, esiteks ta võib ka terroristid ohvriks langeda, sest seal Araabia riikides on nii Iraani vastaseid kui Iraani pooldajaid väga erinev seltskond. Ehk siis kui ta seal tututab ERR-is, kus ta parasjagu on, siis mõni vaatabki, et kuule väga hea, lähme otsime selle ministri üles, võtame NATO riigi ministri pantvangi ja kogu lugu, et kõigest lollusest hoolimata me peame ta koju saama. Ja siin ma ei arva, et tema peaks järjekorra lõppu jääma, sest ta peab olema oma postil, ta peab vastutama terve kaitseväe ja ministeeriumi eest. Kuidas siis saab nii olla, et otsige ta üles maa alt või maa pealt? Tegelikult tuleks, ma arvan, et Eesti riik teeb kõik selleks, et kõik need abivajajad sealt Eestisse tuua, aga tõesti järjekorras võiksid olla naised ja lapsed ja võib-olla ka siis nendega koos ka see kaitseminister ja ülejäänud siis tulevad järgmise lennuga. Ja millega ma ka veel nõus ei ole, et nüüd öeldakse, et riik maksab iga ühes 1000 eurot ja oma osalus on siis 450 eurot. Et see natuke nagu riivab inimeste õiglustunnet, et pensionärid on, pensionärid ei saagi nii palju pensionit, see on peaaegu 1,5 kuud ellujäämise raha ühele pensionäärile ja meie siis jagame maksumaksjatena seda raha nendele, kes suudavad osta pileti Dubaisse, puhkusereisi Dubaisse. Sama vastutuse moment, et kõik lugesid uudiseid, et seal on kriis küpsemas ja ikka oli vaja puhkus ära võtta, eks ole, no kuidas me nüüd jätame nagu koolivaheaja puhkusele, no kuidas me jätame, siis tuleb seda riski kanda. Ma saan aru, et riik võib kõik selle esimeses otsas kinni maksta, aga siis peaks tagasi nõue olema, et mitte, et Eesti pensionärid maksavad nende käigu kinni, kes võtsid väga suuri riske väga valel ajal. See ei olnud ettenägematu. Arvestades seda, millises rahalises raskuses ju riik on mõnes mõttes, kui juba Hendrik Johannes Terras tahab kehtestada pensionäridele 10-sendise bussipileti ja lastele 10-sendise bussipileti kohustuse osta see bussipilet ja nüüd siis korraga 1000 eurot palun Dubai reisijatele. Kui ma nüüd arvutan, siis
pensionär saab 1000 euroga, no ma arvan, ta saab ikka ja mitu aastat sõita bussiga, kui ta peab maksma seal terrasele mõned sendid ja bussipileti eest. See on väga tabav näide, mida sa tõid ja nagu öeldud, et minu arvates toome need inimesed ära nii palju kui võimalik, aga siis peavad nad ka maksma tagantjärele selle eest, et oleks asi korras ja ministri võiks tuua mõne NATO lennukiga kohale, sest riigid ju kõik toovad oma kodanikke ära. Sest lihtsalt ma ütlen, otsige minister üles maa alt või maa pealt nagu Viimses reliikvias, et Eesti kaitseministeerium ei saa olla ilma peata, kuigi osad ütlevad, et parem kui ta ei tule, siis saab kaitsevägi areneda. Või ütleme niimoodi, et äkki välisministeerium ei andnud nimelt Pevkurile luureinfot, ütles, et mine sõida sõbrake, jää kauaks. Ja ma ütlen, Evelin, nagu me alustasime, et lugu on ühtlasi koomiline ja teisalt traagiline, nii et tragikoomiline, et proovime ikkagi tõsise noodiga lõpetada ja ma ütlen veel, et tragikoomiliseks muutus see, et Tsahkna hakkas Tsahkna ei oleks tohtinud selles mõttes, tähendab, et nalja võid teha, aga küsimus on selles, et tema ütles, et mina ei tea, kus seiklustel see kaitseminister on. Vaata, tema ülesanne, ametialane ülesanne on väga tõsiselt toetada. Mis siis, et tegu on juhmi ministriga ja kes eksis, ta peab koju saama ja tema asi ei ole öelda, et mina ei tea, kus ta seikleb. Sest see tähendab omakorda, et meie riigikaitse väga vastutavad isikud ei tee ka omavahel koostööd. Et kui see jama juhtus, siis tuleb see võimalikult väärikalt ära lahendada, mitte kroonika lehekülgedel, mitte omavahel sõimeldes. Meie opositsioonis oleme nüüd, ütleme, vabade kätega seda kõike rääkima, aga nemad peaksid päris tõsiselt läbi mõtlema, kuidas see riigikaitse juhtimine käib. Ma ütlen, et sealt allapoole on paljud asjad normaalsemad, aga paistab, et juhtminister, kellel lihtsalt ei ole kaitsepoliitilist nina, ta on lihtsalt kekats, eks ole. Siis sellel on tagajärjed, et kaitseministri peaks olema kriisivõimek. Kui tohib, ma siis tsiteerin, kuidas siis Tsahkna täpselt ütles. Ta ütles nii, et küsimusele, miks Eesti ei ole Pevkurit sarnaselt mõne teise riigi ministrile eraldi koju toonud, vastas Tsahkna, küsige Pevkuri seiklustest Pevkuri enda käest. Ma pean tõesti tunnustama, et meie fookus on täna meie inimestel, mitte kaitseministri persoonil. Mulle andke andeks selle traagika juures, aga mulle tekib vägisi see tunne, et Tsahkna teadis, kuhu ta selle Pevkuri lubas, et selline midagi ei ole teha, selles on traagikat ja selles on koomikat. Ju see ei olnud ikkagi nii traagiline. Ma arvan, et kui Tsahkna oleks teadnud, et ikkagi Pevkuri elu on ohus, ta ikkagi ei oleks lubanud teda Dubaisse. Evelin, mina ütlen, et mina muretsen riigikaitse juhtimise pärast riigikaitsekomisjoni liikmena, et riigikaitse pea ei tohi olla kadunud. Ta peab olema mõistlik inimene, nii et võtame selle teadmiseks, et loodame, palvetame, mis siin muud üle jääb, et järgmine kaitseminister oleks adekvaatsem, selgem, mõistlikum. Aga nüüd me läheme kohe järgmise põneva energeetika teema juurde pärast väikest pausi. Vestlussaade Vaba sõna. Oleme stuudios tagasi. Stuudios räägivad täna Anti Evelin Poolamets, Riigikogu liikmed. Evelin, sina olid sellel nädalal, võiks öelda, tähtis tegelane, olid esimeses stuudios ja võitlesid sortsidega ehk koalitsiooni esindajatega energeetika teemal. Mina olin ka muidugi seda vaatamas. Mõtlema panev lugu oli, et vaadates korraks seda balanssi, kui palju keegi sõna sai, siis põhiliselt kädistas seal saatejuhi loal minister Andres Sutt, aga rääkis päris hullu juttu. Jah, et mulle endale ka tundus, et sõideti üle, et kõik said rohkem sõna kui Anti Ekrele. Nähtavasti meie sõnum ei läinud kokku ju ka valitsuse sõnumiga ja toon kohe ka näite ära, et kuivõrd kahepalgeline ja kuivõrd silmakirjalikku juttu
juttu ajab minister Andres Sutt. Ta hakkas oma tutvustust pihta selle lausega, et Eestil on väga oluline juhitavad võimsused, juhitav energia ja lõpetas oma lause sellega, et nüüd on vaja veel tuuleparkidesse investeerida ja et Eestile on vaja veel üle 100 tuuliku ja nad korraldavad kohe vähempakkumise, et saada 2 tera tuuleenergiat, et 2 teravatti tundi tuuleenergiat järgmisel aastal, aastakümnel, et sa vaatadki, et nagu ma ei aru, mis seal peas toimub, et kas püütakse siis mingit eurorahasid laiaks lüüa. Evelin, saates oli üks huvitav episood, kui minister Sutt hakkas õiendama kõigi kallal, et kuulge, te viite meid ju nagu ajas tagasi oma põlevkivi katelde juurde, et meil on progressi vaja. See oli üks põnev hetk, kui sa kostitasid neid palju huvitavama ütlusega, et kuidas see nüüd kõlaski? Jah, et nagu tuulikud oleks innovatsioon, ma tõin siis näite, et tegelikult viiakse meid ju ajast tagasi keskaega, kus tehti tööd vastavalt sellele, kas tuul puhus või ei puhunud ja kus juures saatejuht märkis ka, et see on päris huvitav lahendus, et selline tarbimisajastus, et siis kui tuul on, tuulikud pöörlevad, toodetakse tuuleenergiat, et siis me paneme oma tehased tööle ja kusjuures oligi jaanuarikuus, kui tuult oli see öösiti. Et teeme siis öösiti kõiki neid saateid ja peseme pesu ja hoiame ka tehased ja pagaritöökohad. Ongi keskaega tagasi minek. Ja mis mind häiris, oli kogu aeg see vabandus, et ei, me ei saa põlevkivi energiat kasutada, kuna katlad on vanad, et neid pole remonditud ja seda me ei saa kasutada. Ja siis ma küsisin, et aga miks te ei remondi neid? Kui põlevkivi on ainus selline toore, mis on meil koha peal olemas, mis ei sõltu mingitest tarneahelatest ja ilmastikust, sest praegust juba näitabki ka see olukord, mis toimub Lähis-Idas, et tuleb sõda, gaasitarned kukuvad ära ja meil ei ole tuult ega päikest, ei saa ka gaasijaamasid tööle. Kõige hullem, et võideldakse iseseisva energiavarustuse vastu, et veel 2016-17 oli Eesti eksportöör, et sai riigikassasse kõvasti raha sellega. Ja siis tuli CO2 maania ja hävitati kõik. Ja kõrvalt sots Jaak Aab hakkab rääkima, et ei, ikkagi tuulikuid on vaja, et kus me nende tossavate põlevkivi korstendega siis lähme. Ja ma ütlesin talle, et kuule, kas sa oled käinud Narvas? Mine vaata, kas need korstnad tossavad või mitte, sest hoitakse mingit müüti või mingit muinasjuttu, et põlevkivi tähendab tossavaid korsteid. Hullunud sektandid, kes valetavad sulle suu ja silmad täis. Muide see Reino Aas ütles selle peale, ega nad nii ei tossa enam, et võttis omaks. Aga kõik see nagu lülitatakse su aju ümber mingisse aastasse 85, et seal on kohutav must suits ja nii meeletult tugevad filtrid on, mis vastavad kõikidele nõuetele. Et ilma päris saastamata ei tule muidugi mingit tootmist, aga head inimesed, mõelge korraks selle peale, mida tähendab tuulikute tootmine kuskil Hiinas ja mujal, kuidas 2000 tonni betooni laotakse iga tuuliku alla, kuidas sinna pumbatakse õli. Asi on selles, et mitte ükski asi ei ole nullheitega, see nullheide on ise nonsense, mida nad levitavad. Ja meil muidugi tuli ka sellest ETS-ist juttu ja CO2 rahadest ja jällegi toodi see kõrval, et et me oleme 2 miljardit saanud sellest CO2 kvoodi kaubandusest, aga see ei ole läinud innovatsiooni, seda on siis maetud kuhugi seinte soojustusse, Rail Balticusse, teedesse, selle asemel, et selle rahaga tõesti arendada meie energeetikat. Praegu me oleme sõltuvuses välisühendustest 40% energeetikast, elektrist ostame me sisse ja kusjuures me ostame sisse just siis, kui see elekter on kõige kallim. Ja müüme, kui üldse müüme, siis kui kõik igal pool tuul tuiskab ja müüme nagu kahjumiga sisuliselt.
nii on. Ja nii palju võib veel lisada, et nad ei saanud sellest ka aru, et tuuleenergia puhul on see tohutu probleem, et on aeg-ajalt nulli peal ja siis me peame kõik selle kinni taguma. Ja tulidki välja oma sellise, ma ei oskagi öelda, kuidas nimetada diili või et maksame 1 miljon omavalitsustele, kes lubavad tuulikud oma pinnale. Mõtlen, et aasta tagasi oli see diil 50 000, et kui oli kehtestatud planeering, nüüd siis aastad mööda läinud, nüüd pakutakse juba 1 miljon eurot. Kus nad võtavad selle raha? Loomulikult võtavad maksumaksja taskust, et siis maksta 1 miljon eurot omavalitsusele, kes siis lubab kuni 8 tuulikut oma pinnale. Sa mõtled, et see ei ole ju mingi raha, kui sa mõtled, mis see kõik kaasa toob, et kui inimesed lahkuvad sellest piirkonnast, omavalitsus kaotab palju rohkem kui see 1 miljon eurot ühekordse maksena. Tüüpiline reformierakondlik äraostmise skeem. Evelin, aga selle miljonilise äraostmisraha vastu ja üldse ülesõitmise vastu kogukondadest toimus Aljalas muljetavaldav meeleavaldus sel nädalal, et kui teisipäeval olid seal kohal Kliimaministeeriumi esindajad ja Maa- ja Ruumiameti esindajad, siis need ju pidasid seal nõu, et kuidas jällegi kogukondadest üle sõita. Tõsi, silmakirjalikkuse huvides olid mõned MTÜ-de esindajad ka kutsutud, aga kokkuvõttes oli ju plaani sisu see, et kuidas saaks lihtsustada menetlusi, kuidas saaks üle rullida kogukondadest, kuidas saaks selle äraostmispreemia kasutamisega edasi minna. Ja samal ajal oli äge näha, et üle 70 inimese oli tulnud Aljala rahvamaja ette. Kohalikud inimesed, väga murelikud, aga samas tulid ka Paidest ja Pärnumaalt inimesed, kes on sellega otseselt seotud, et kes oma MTÜ-dega siis seisavad ülerullimise vastu. Ja et ma arvan, et see oli üks ajaloo esimene meeleavaldus Haljala vallas ja Haljala alevikus, aga ma imestan, et oli keset tööpäeva ja inimesi tõesti oli päris palju kohale tulnud. See kestis üle tunni aja, samal ajal toimus vallamajas endas, rahvamaja ka, mõlemad on seal kohal koos, toimus siis töölaud, kus siis arendajad ja Kliimaministeerium pidasid plaani, kuidas siis inimestest üle sõita. Et asi on ju tõsine. Eelmisel aastal minu meelest vähemalt 8 omavalitsust ütles tuulearendusprojektidele ei, ka meil Vinni vallas ei ole enam algatatud uusi tuulearendusi ja nad on hädas ja nüüd on siis Kliimaministeerium välja töötamas uut toetusmeedet, et maksta 1 miljon eurot omavalitsustele, et nad lubaksid tuulepargid oma valda. Mina ikkagi imestan selle peale, et miks neid tuuleparke ju tarbijatele lähemale ei tehta, et miks ei ole neid tuuleparke Viimsi poolsaarele, Tabasalu. Siis läheb kohe lärmiks, et meil ei ole neid vaja, see kõik on mõttetu, see on häiriv. Aga vaata, samal ajal ollakse kuidagi väga kaastundetud teiste inimeste suhtes. Vahel on isegi ühe valla piires, et las nemad seal teises otsas virelevad. Et minust jääb see ju 15-20 kilomeetrit, mina ei pea muretsema. Ja siis nendele, kellel on 5 või 10 kilomeetrit, et las nemad võtavad paugu siis enda kraesse kõik. See ei ole oma inimestele kaasatundlik suhtumine, sest tegelikult muutuvad terves Eestis maastikud. Varsti, kui kogu see projekt ellu viiakse, oma mitme tuhande tuuliku plaan, siis pole kohta, kus sa ei näe neid. Välja arvatud seal mõned üksikud piirkonnad, mis jäävad radari piirangute alla. Ja ei tohiks unustada, et ikkagi see ju teeb elektri hinna kõik kallimaks, sest me peame hakkama paralleelselt elus hoidma 2 süsteemi. Me ei saa loobuda ju ka juhitavast elektrist, muidu me peaksime ka loobuma sellist varustuskindlusest või sellest, et meil kogu aeg lamp põleb ja siis teisest küljest me peame hoidma elus tuuleenergiat, sest
ka tuuleenergia vajab ju seetõttu toetusi, et kui tuul puhub, siis lihtsalt tuuleenergiat liiga palju ja päikeseenergiat ka liiga palju ja lisaks on ju neid vaja ju võrku ühendada, me peame ju hakkama välja ehitama uusi võrguühendusi ja juba ka selle me maksame kinni ja juba ootavadki meid uued hinnatõusud ja 3,4% pidi üldiselt siis ka võrguteenuse hind tõusma ja kui inimene üldse vaatab oma elektriarvet, siis ta näeb, et pool sellest arvest on heal juhul elektri hind, siis tuleb sinna juurde taastuvenergia tasu, elektriaktsiis, sageduse hoidmise tasu, siis veel tasakaalustamise tasu ja reservvõimsuse kulu, muideks reservvõimsuse kulu juurde ja siis sinna kõigele otsa pannakse see räige käibemaks 24%, mis kõik korrutab sellele kõige läbi ja siis sa vaatadki, et elektri hind on ka siis kõrge, kui see elektri enda osa on seal väike, et tänu nendele igasugustele tuuliku arendustele on meie elektri hind väga kõrgeks läinud. Nii ta on ja lõppkokkuvõttes kahjustab see majandust väga suurelt. Ja head inimesed, kes tahavad seda energiadebatti järgi vaadata, siis saate nii Uute Uudiste lehelt leida kui ka ERR-i lehelt esimene stuudio selle nädala kolmapäeva õhtul, et võtke vaatamiseks, siis te saate nalja ka, et see koalitsiooni esindajate lobisemine oli ikkagi ehmatav ja samas kainet juttu nad kuulata ei taha. Aga lõpetuseks üks hea uudis jällegi Tapa vallast, nimelt see on jälle hea näide, et kui EKRE on võimu juures, siis hakkavad head asjad sündima. Et nimelt pressiti sinna suure jõuga sisuliselt keset linna ühte ringmajanduskeskust ehk siis prügitöötlemisvabrikut, kuhu oleks üle Eesti hakatud prügi kohale vedama ja päevas oleks sealt 55 rekot umbes sõitnud aasta ringselt läbi. Kui tegid linna keskele, kus hakkab see sodi valguma igale poole põhjavett, kus on haisu probleem, kus on müra probleem, kus juures Tapa vald on suur ja lai, et otsige seal kohta, kus on mingid karjäärid, tööstusalad, kus majadest see oleks maksimaalselt kaugel. Ei, nad panevad selle mingid nagu sellesse linna tööstuspiirkonda lihtsalt plaksti, kuna see tundub kellegile kasulik olevat, kellegile mugav olevat, keegi saab selle krundi eest tasu. No mida see tähendaks, kui sul on seal veel tuhandeid kaitseväe sõdurid, liitlassõdurid, üks haisupilv on kogu aeg linna kohal, et EKRE leidis, et aitab. Nii see ei lähe, et üks valimislubadus jälle täidetud. Ja mina ei näe, et vald sellest midagi võidaks, et üle Virumaa siis veetakse sinna kesklinna prügi kokku, liiklustihedus oleks selline, et 50 autot ööpäevas, ehk see tähendab seda, et edasi-tagasi veel tulevad. Veoautot, suurt veoautot prügiga. Ja et milline häiritus kogukonnale ja tõesti EKRE tõmbas kriipsu peale. Nii et neid lubaduste täitmist on ka Vinni vallas. Praegu on üks väga oluline eesmärk, et ühtegi uut tuulikualgatust ei lubata. See on koalitsioonilepingus. Saaremaal lagunes võimuliit praegu, kus oli EKRE Isamaaga. Sellepärast, et EKRE ütles, et me ei ole nõus sellega, et 3 maakooli hakatakse kinni panema, vähendama ja kokku tõmbama. Ja veel pealegi tehti seda EKRE selja taga, et võitlus maakoolide eest jätkub, võitlus elukeskkonna eest jätkub. Väga paljudes piirkondades oleme me tuulikurallile pidurit pannud. Ja see kompleks, prügi sorteerimise või jäätmekäitluskompleks oleks asunud 11 hektaril ja just selle linna külje all ja otsapidi seal
liitlasvägede selja taga, Paar kilomeetrit liitlassõdurite selja taga, et ma saan aru, et tegelikult käib ikkagi see rohepesu, et loodetakse saada Euroopa Liidult mingeid rohesente või rohemiljoneid, et noh. Terve Tapa sõjaväe osa oleks veel selle haisupilve sees elanud ja muidugi ka ülejäänud Tapa, et seal on niigi ajalooliselt palju võitlusi peetud Nõukogude võimu saastamise ja rüüstamise vastu. Et nüüd taheti siis neile veel kord kaela lükata selline haisev ja ligunev asutis. Aga Evelin, rõõmustame selle võidu üle, mis Tapal toimus, rõõmustame üle selle üle, et me suudame nii paljudes kohtades rumalusi tagasi tõrjuda. Ja loodame, et ka meie kaitseminister on selleks ajaks koju jõudnud, kui meie saade eetrisse läheb. Just nimelt, tuletan ka meelde, et minge siis lilledega ja pasunatega tervitama kadunud poega, et Pevkur tuli koju, kaitseminister on kodus ja siis saate tõsiselt mõelda, et kui kaitstud me ikka oleme, kui asjad tippjuhtkonnas nii tragikoomilised on. Jah, aga... Ja suur tänu teile, head kuulajad. Kohtume järgmisel nädalal, ikka laupäeviti. Aitäh kuulamast ja kõige paremat. Vestlussaade Vaba Sõna. Vaata lisa uueduudised.ee